Selles audioartiklis keskendun täna 4 teemale. Räägin sellest, kuidas erineb Y-generatsioon, ehk siis inimene, kes on sündinud vahemikus 1980 kuni 2002, töövõtjana varasematest põlvkondadest. Räägin ka sellest, mida silmas pidada Y-generatsiooni, kes aastaks 2025 moodustab 75% tööjõust värbamisel. Vaatame ka seda, mida Y-generatsioon päriselt tahab. Ja 4, kuidas Y-generatsiooni esindajaid motiveerida. Head kuulamist! Aastaks 2025 moodustab Y-generatsioon 75% Eesti tööjõust. Kui juhid ei mõista selle sihtgrupi eripära, tähendab see organisatsioonidele märkimisväärset produktiivsuse kadu. See audioartikkel on kirjutatud ja sisse loetud tuginedes ühe maailma suurima uuringute organisatsiooni Gallup pidevalt täienevale infokogumile Y-generatsiooni kohta. Y-generatsiooni esindajad tahavad tunda, et nende tööl on mõte. Soovitakse töötada organisatsioonis, millel on päris missioon. Ja peamine eesmärk ei ole vaid raha teenimine, vaid kus raha on vahendiks, millega finantseerida teekonda põneva või ülla või ägeda või hullu või mingi olulise eesmärgini. Gallup on leidnud, et ainult 26% Y-generatsiooni esindajatest väidab, et on kuulnud 7 päeva jooksul kedagi aga organisatsioonis rääkimas, kuidas on nende töö seotud siis missiooniga. Pisut suurem hulk, umbes 34%, ütleb, et on viimase 30 päeva jooksul kuulnud lugu sellest, kuidas organisatsioonil oli mõne kliendi elule või ärile positiivne mõju. Just sel põhjusel on missiooni sagedane kommunikeerimine organisatsiooni liidrite poolt äärmiselt oluline. Mitte ainult sõnades, vaid ka tegudes, pidevas eeskujus, kuidas missiooni järgi elamine väljenduda võiks. Y-generatsioon väärtustab väga palju ka arengut. Enamikku selle generatsiooni esindajast ei huvita see, millega töökohad end nende jaoks reklaamivad. Äge kontor, peod, pingpongilaud, tasuta kohv või muu selline. Nad ei ütle sellest loomulikult ka ära, kuid see ei pane neid pingutama. Otsides töökohta on Y-generatsiooni esindaja jaoks kõige olulisem võimalus õppida ja areneda. Samad märksõnad hoiavad seda gruppi ka olemasoleva tööandja juurest lahkumast. Y-generatsiooni esindaja ei otsi ülemust, vaid eratreenerit, kes teeks temast meistri. Enda kõrvale tahetakse kedagi, kes näeks töötajat kui inimest, mitte kui vaid tööriista. Y-generatsiooni esindaja tahab oma juhiga rääkida enamast kui töö. Paljud Y-generatsiooni esindajad aga ei tunne end juhi poole pöördudes nii mugavalt kui vanemad kolleegid ja hindavad seetõttu juhi isikliku huvi eriti kõrgelt. Y-generatsioon ei soovi kord aastas toimuvaid arenguvestlusi, vaid pidevat kommunikatsiooni. See generatsioon on pidevas suhtluses. Tekstisõnumite, Facebooki, LinkedIni, Skype'i, e-maili, Twitteri, Instagrami, WhatsAppi, Viberi ja 10 muu olemasoleva ja veel loodava kanali kaasabil. Infovoog, milles see generatsioon viibib, on pidev ja lakkamatu. See mõjutab omakorda ootusi töökohale, sest ollakse harjunud pideva tagasiside ja aruteluga. Kuna suur osa Y-generatsiooni esindajast aga ei koge, et nende vajadused seoses eelmainitud nimekirjaga oleksid täidetud, on Gallup leidnud, et töövõtjana vahetab Y-generatsioon töökohti rohkem kui ükski varasem generatsioon. On ka leitud, et 6 Y-generatsiooni esindajat 10 ütleb, et on hetkel otsimas töö kõrvalt teisi võimalusi. Lükates edasi abielu ning kodu soetamist, seab Y-generatsiooni esindaja number 1 investeeringuks oma karjääri. Kuna Y-generatsiooni esindajad on läbi sotsiaalvõrgustike võimelised leidma infot töökohtade kohta kiiremini kui ükski varasem põlvkond, on see loonud alateadliku tunde, et neil on valik ning nad ei pea tegema tööd, mis ei ole nende jaoks parim. Ja kuna seda gruppi iseloomustab suurel hulgal ka kohustuste vabadus nii pere kui kodulaenu näol, on see grupp oluliselt rohkem valmis liikuma sinna, kus rohi tundub hetkel rohelisem. Just seetõttu nähaksegi tihti Y-generatsiooni esindajat justkui sihitult ringi hüpleva üleoleva inimesena, kes usub, et väärib mingit privileege. Oluline on aga mõista, et inimesed
kes ei ole oma töösse kiindunud, tunnevad selle suhtes pigem ükskõiksust, kuid ükskõiksus ja üleolevus ei ole sünonüümid. Kuna ainult 26% Y-generatsiooni esindajatest on oma töösse emotsionaalselt pühendunud, võib järeldada, et paljud otsivad uut tööd just seetõttu, et nad ei ole pühendunud. Suur osa Y-generatsiooni esindajatest ei soovi tegelikult töökohti vahetada, kuid organisatsioonid, kus nad töötavad, ei loo lihtsalt piisavalt põhjuseid, et sinna tööle jääda. Isegi kui pealtnäha võib tunduda, et Y-generatsiooni töötajad nõuavad rohkem ja ei rahuldu justkui millegagi, siis reaalsuses tahavad nad teha tööd, mis vääriks nende aega ja nad ei lõpeta otsimist enne, kui on sellise väljakutse leidnud. Seda väidet toetavad Gallupi analüüsid, mis on välja toonud, et 47% mitte pühendunud Y-generatsiooni esindajatest väidab, et on valmis tööd vahetama kohe, kui peaks tekkima parem võimalus. Kuid ainult 17% Y-generatsiooni töötajatest, kes on oma töösse emotsionaalselt pühendunud, vastab samamoodi. Majandustulemuste seisukohast on tegemist märkimisväärse riskiga, sest kaadrivoolavus tähendab ebaühtlast kvaliteeti klientide jaoks ning kahjustab tööandja mainet ka varasemate generatsioonide silmis. Kuidas neid siis värvata? Töötajate leidmisesse tuleb suhtuda sama tõsiselt kui klientide leidmisesse. Enamik organisatsioone investeerib aega ja raha, et mõjuda potentsiaalsele kliendile atraktiivselt, kuid vähesed panustavad, et luua tugev tööandja kuvand, mis oleks atraktiivne just tööotsijatele turul. Esimene oluline samm, mida organisatsioonid peavad eristumiseks silmas pidama, on mustrite mõistmine, mille järgi Y-generatsioon otsuseid teeb. Arvestades Y-generatsiooni digitaalset eluviisi, võib oodata, et enamik neist kasutab tööotsinguil kodulehti ja online-kanaleid rohkem kui ühtegi muud allikat. Seega, kas teie organisatsioonil on veebipõhine värbamiskeskkond, mis teeb teid tööandjana Y-generatsiooni silmis atraktiivseks? Keskkond, mis on ilus, selge ja eristuv. Koht, kus on leitav olemasolevate töötajate tagasiside, mis annab edasi tunde ja mõtte, mida nemad töökohaga seostavad. Arvestades, et 85% Y-generatsiooni esindajatest kasutab internetti peamiselt läbi telefoni, on oluline, et ettevõtted, kes soovivad sihtgrupil atraktiivsed olla, peaksid seda värbamislehe disainimisel silmas pidama. Soovitan ideede saamiseks vaadata Fortune 2017 aasta number 2 parima tööandja toidupood Wegmans värbamislehte. See on jobs.wegmans.com või Fortune 50 parima tööandja hulka kuuluva ettevõtte Container Store värbamislehte. Ehk lähedki containerstore.com/careers. Samuti on huvitav Eesti ettevõtte Helmes värbamisleht www.helmes.com ja /careers ja ettevõtte Zappos värbamise leht, kuid seda on nii keeruline hääldada, et pigem mine ja otsi see sama artikkel minu kodulehelt ja seal on kõik need lingid eraldi välja toodud. Kuna Y-generatsiooni iseloomustab keskmiselt suurem virtuaalne sotsialiseerumine, on Gallupi andmetel väga tõenäoline, et see sihtgrupp küsib enne tööle asumist soovitusi olemasolevatelt või endistelt töötajatelt ning pöördub ka pere ja sõprade poole. See näitab, kui tähtis on teadlik ja süsteemne töö tööandja brändinguga ja see, et töötajad oleksid motiveeritud edasi andma, miks nad ettevõttes töötavad ja mida nad organisatsiooni ja selle juhtide juures hindavad. Nüüd tähtis on teada, et meelitada ligi tuleb päris sisuga. Levib müüt, et Y-generatsioon eelistab organisatsioone, mis meenutavad rohkem kohvikuid kui traditsioonilist kontorit. Gallup on aga leidnud, et mitteformaalne tööatmosfäär on Y-generatsiooni jaoks kõige vähem tähtis kriteerium uue töökoha valikul. Ainult 15% Y-generatsiooni esindajatest väidab, et töökoha füüsiline atmosfäär on neile töövalikul äärmiselt oluline. Ja ainult 18% Y-generatsiooni esindajatest ütleb, et peab töökoha valikul oluliseks lõbu. Seega on Google'i kultuses kuulsaks saanud ronimisseinad ja videomängude ruumid oluliselt vähem tähtsad, kui arvatakse. Seega, mida see Y-generatsiooni esindaja siis tegelikult tahab? Esiteks, ta tahab võimalust õppida ja areneda. 87% Y-generatsiooni esindajatest väidab,
et võimalus kasvada nii inimese kui professionaalina töökoha valikul äärmiselt oluline. Kuna tegemist on inimestega, kes on oma karjääri alguses, on kõrgendatud huvi isikliku arengu vastu loogiline. Paremaks saamine toob kaasa põnevamad võimalused ja aitab kaudselt kaasa soovitud majandusliku stabiilsuse saavutamisele. Ainult 1/4 Y-generatsiooni esindajast nõustub väitega, et töö juures on keegi, kes julgustab teda arenema. Paljud organisatsioonid Gallupi globaalses andmebaasis ei täida Y-generatsiooni ootust arengule. Suur osa kõrge kaadrivoolavusega organisatsioone Eestis ei koolita oma töötajaid, eriti just jaekaubanduses või restoranisektoris, ettekäändel, et miks koolitada inimesi, kes nagunii lähevad töölt ära. Kuid kas ei ole huvitav kokkusattumus, et enamik nendest sektorites töötavatest inimestest kuulub vanuse järgi Y-generatsiooni ning kelle peamine tööle jäämise põhjus on just isiklik areng? On juhte, kelle kogemuse järgi ei huvitu see grupp arengust. Nad on öelnud, et pakud neile koolitusi ja nad ei ilmu isegi kohale. Siinkohal tuleb aga küsida, kas need inimesed on üldse motiveeritud konkreetses organisatsioonis töötama. See tähendab, kas see grupp Y-generatsiooni esindajaid tunneb, et organisatsioonil on suurem eesmärk kui lihtsalt omanikele kasumi teenimine. Y-generatsiooni esindaja ei näe mõtet arendada end selleks, et omanikud saaksid rohkem teenida. On ka juhte, kes arvavad, et töötajad ei peaks eeldama, et ettevõte investeerib nende arengusse, enne kui nad on välja teeninud usalduse ja tõestanud, et nad on sellist investeeringut üldse väärt. Siinkohal on ilmselt oluline mõista, et Y-generatsiooni esindajate soov areneda ei tulene arvamusest, et nad väärivad teistsugust kohtlemist kui teised, vaid siirast soovist õppida uusi oskuseid, olla kasulikud ja kogeda, et nende elul ja tööl on mõte. Sellest lähtepunktist vaadates on kurb fakt, et ainult 39% Y-generatsiooni töötajatest leiab, et on 30 päeva jooksul õppinud midagi uut, mis aitab neil oma tööd paremini teha. Alla poole Y-generatsiooni esindajatest annab maksimumi hinde väitele, et on viimase aasta jooksul saanud töö juures õppida ja areneda. Taaskord võib mõni juht kogeda ärritust. Me ju koolitame oma inimesi. Nad ei tule ju koolitusele kohale või see on küll ikka igaühe enda probleem, kui ta aasta jooksul midagi õppida ei suuda. Põhjus võib olla õppemeetodis. Äkki on liiga kuiv, õppe läbiviijas, liiga karm või õppe sisus, liiga igav. Gallup on avastanud, et Y-generatsiooni esindajad ootavad, et see, mida nad õpivad, oleks kasulik. Kuid ainult 1/3 Y-generatsiooni esindajaid vastab maksimumi hindega väitele, et viimane koolitus oli nende aega väärt. Kuigi osa arengust puudutab koolitusi, on juhi üks oluline ülesanne aja jooksul aru saada, kuidas iga üksik indiviid tema meeskonnas õpib ja vajadusel tagada just talle sobivad meetodid arenguks. Ühe jaoks on piisav arengu käiviti see, et juht saadab talle e-maili peale huvitavaid videosid või artikleid. Teise jaoks on areng see, kui talle antakse mõni uus ülesanne. 3. jaoks on areng tõesti koolitus. 58% Y-generatsiooni esindajatest väidab, et on äärmiselt oluline teha tööd, mis oleks huvitav. Intervjueerides Y-generatsiooni töötajaid on juhile oluline võimalus tekitada kandidaadis entusiasm uue rolli vastu, rõhutades selle mõju klientide ja kolleegide jaoks ning maalides pildi sellest, kuidas tulevane töö on seotud kõrgema eesmärgiga, mida organisatsioon sihib. Iga tööd saab teha huvitavaks, kuid see nõuab juhti, kellel on isikuomaduste tasandil eeldusi ideede müügiks. Tallinna TripAdvisori number 1 restoran Rataskaevu 16 juht Rain Tunger on üks selliseid juhte. Rain ütleb uusi teenindajaid värvates potentsiaalsele kandidaadile, et ainus põhjus, miks restoran on ja jääb klientide lemmikuks, ei ole mitte toit ega atmosfäär, vaid see, et restoranis töötavad inimesed, kes muudavad maailma paremaks. Kõik, kes on selles restoranis einestanud, peavad tõdema, et Rain on suutnud teha stereotüüpselt mitte prestiižse ameti Y-generatsiooni töövõtjate jaoks hinnatud ja atraktiivseks. Tavalised teenindajad tunnevad, et nende töö on ebatavaliselt tähtis ja tehes tööd, kus tuhanded igavlevad, tunnevad Rataskaevu 16 teenindajad hoopis huvi ja arenevad läbi oma tegevuste.
samuti on Y-generatsiooni jaoks tähtis võimalus tõusta ja muuta oma positsiooni. See vajadus võib olla otseselt seotud sihtgrupi vanusega. Y-generatsiooni esindajad mõtlevad oma tulevikule ning soovivad teada, kas ja kuidas organisatsioon võimaldab neil edasi liikuda, kui nende oskused ja kogemus kasvavad. Seetõttu on oluline, et juba esimese intervjuu käigus saaks tööotsija teada, mille järgi tehakse ettevõttes edutamisotsuseid ning mõõdetakse tulemusi. Aga kuhu jääb värbamisel raha? Gallup ütleb, et raha on oluline absoluutselt kõikidele inimestele ning Y-generatsiooni esindajad ei eristu siin kuidagi teistest. Kuidas Y-generatsiooni motiveerida, kui sa oled juba kord tööle saanud? Hästi planeeritud värbamisstrateegia meelitab küll inimese kohale, kuid omab vähe mõju selle üle, kui kauaks see inimene jääb ja kui produktiivne ta on. Gallup on leidnud, et peamine Y-generatsiooni töövõtja tulemuslikkuse ennustaja on suhe tema otsese juhiga. Y-generatsiooni esindaja ei soovi enda kõrvale ülemust, kes käsutaks, vaid arengupartnerit ja coachi, kes suunaks. Efektiivsed juhid mõistavad fundamentaalseid inimmotivatsiooni nurgakive ning töötavad strateegiliselt iga üksikindiviidi potentsiaali maksimeerimisega. Treenertüüpi juhid mõjuvad personalile justkui arengukiirendid, nii professionaali kui indiviidina. Ja just seda Y-generatsiooni esindajad ka kõige enam otsivad. Tuleb välja, et 72% Y-generatsiooni esindajatest, kes nõustub väitega, et juht aitab mul seada arengu eesmärke, on oma töösse pühendunud. See info näitab, et kui juht räägib töötajaga tema arengust, toob see kaasa selle, et inimene hoolib vastutasuks tulemustest, organisatsioonist, klientidest ja kollektiivist. Gallupi uuringud näitavad ka, et Y-generatsiooni esindajad nõustuvad märkimisväärselt väiksema tõenäosusega väitega, et nad teavad, kuidas järjestada oma tööalaseid eesmärke. Võimalik, et võime oskuslikult tööd organiseerida, kasvab vanuse ja kogemustega, kuid igal juhul on juhtidel selle info valguses oluline olla Y-generatsiooni töötajatele toeks, nende lühi- ja pikaajaliste eesmärkide seadmisel. Gallupi uuringud näitavad, et pühendumus on kõige kõrgem nende töötajate seas, kelle juht kohtub nendega silmast silma vähemalt korra nädalas. 44% Y-generatsiooni esindajatest, kelle juht kohtub nendega regulaarselt, on uuringute järgi pühendunud. Suures pildis peaks juht püüdma suhelda iga alluvaga korra päevas. Gallup ei väida, et see peab olema põhjalik vestlus, kus analüüsitakse pooleli olevaid projekte või muu selline. Pigem on olulised sellised kohtumised, mis annavad töötajatele võimaluse jagada oma mõtteid, ettepanekuid ning esitada küsimusi, millele nad soovivad vastuseid. Need kiirkohtingud ei pea toimuma isegi silmast silma. Kuigi igasugune suhtlus on parem kui mittesuhtlus, siis juhid, kes kasutavad kombinatsiooni kohtumistest, kõnedest ja e-mailidest, on Y-generatsiooni mõjutamisel kõige tulemuslikumad. See on hea uudis juhtidele, kelle alluvad töötavad kontorist eemal. Muidugi ei tähenda see, et isiklikud kohtumised võivadki ära jääda, aga Gallupi väitel sobivad hästi ka vestlused Skype'i või mõne muu videotarkvara vahendusel. Vestlused peavad puudutama enamat kui töö. Kui juht loob keskkonna, kus töötajad tunnevad end oma vajadusi väljendades vabalt, suureneb töötaja pühendumus ning seeläbi tõenäosus ettevõttesse püsima jääda. Y-generatsiooni esindajad tahavad juhtidega rääkida lisaks tööle ka sellest, mis toimub nende elus väljaspool tööd. 59% Y-generatsiooni esindajatest, kes arutab juhiga töösse mittepuutuvaid teemasi, on pühendunud. 60% Y-generatsiooni esindajatest, kes räägivad juhiga töövälistel teemadel, plaanib organisatsioonis töötada ka aasta pärast. Isiksuse testide koondvastused näitavad, et Y-generatsiooni esindajad on loomult sotsiaalsemad ja empaatilisemad kui varasemate generatsioonide esindajad ja ootavad samasuguseid omadusi ka juhilt. Kuid ainult 29% Y-generatsiooni töötajatest tunneb end mugavalt juhiga töövälistel teemadel rääkimisel. Võimalik, et selle põhjus peitub omakorda selles, et vähem kui 50% Y-generatsiooni esindajast tunneb, et töö juures hoolitakse neist kui isiksustest. Kui juhid õpivad töötajaid tundma kui inimesi,
saab aja jooksul tekkida usaldus, mis aitab töötajal tunda end turvaliselt. See omakorda loob eeldused selleks, et inimesed katsetaksid rohkem, võtaksid vastu väljakutseid, jagaksid informatsiooni ja toetaksid teineteist. Tuleb välja, et Y-generatsioon tahab tegelikkuses vastutada. Ühe maailma enim tunnustatud isiksuse testi, Clifton Strengths järgi, tuleb välja globaalsest andmebaasist, et Y-generatsiooni esindajatel esineb kõige sagedamini kombinatsioon järgmisest 5 isikuomadusest. Achiever. Ehk Y-generatsiooni esindaja on inimene, kellel on kõrge vajadus saavutada ja tegutseda. Responsibility. Tal on vajadus vastutada võetud kohustuste täitmise eest. Learner. Tal on vajadus õppida pidevalt midagi uut. Empathy. Tal on kalduvus mõista teiste inimeste tundeid ja adaptability ehk võime kohaneda ja teha seda, mis tundub hetkel õige. Üks sagedane väärarusaam Y-generatsiooni kohta on see, et need inimesed ei taha vastutada. Samas tuleb Gallupi isiksuse testi koondanalüüse vaadates välja, et tõde on hoopis vastupidine. Y-generatsiooni esindajaid iseloomustab kõrge saavutus ja vastutusvajadus, nii et kui nad tegelevad asjadega, mis on mõtestatud ja mille puhul nad näevad seost isiklike arengu eesmärkidega, on neil soov asjad ka ära teha. Seetõttu vajavadki nad enda kõrvale mitte ülemust, vaid treenerit, kedagi, kellega koos seada sihte ja kellele antud lubadused innustaksid võtma vastutust. Ligi 6 Y-generatsiooni esindajad 10, kes nõustub väitega, et juht nõuab neilt vastutust tulemuste eest, on oma töösse pühendunud. Kokkuvõtteks. Õnnetus on tegelikult õnnistus. 60% Y-generatsiooni esindajatest väidab, et on avatud uutele tööpakkumistele, mis tähendab, et rohkem kui pooled aastatel 1980–2002 sündinud inimesed kaaluvad just praegu oma töökoha vahetust. See on võimalus neile, kes otsivad uusi talente ja väljakutse neile, kes ei suuda neid hoida. Gallupi uuringud näitavad, et Y-generatsiooni vajadused, töö, millel on mõte, võimalus areneda, hooliv suhe juhiga ja pidevalt toimuvad vestlused ei erine aga varasemate generatsioonide vajadustest. Erinevus seisneb aga selles, et kui varasemad generatsioonid olid valmis oma soovide täitumata jätmisel oma tööd madala pühendumusega edasi tegema, kahjustades seeläbi organisatsiooni ja kliendi suhteid, siis Y-generatsioon läheb lihtsalt töölt ära. Ja see on hea uudis, sest ainult radikaalne väljakutse sunnib juhte tegema radikaalseid tegusid selleks, et inimesed tõesti pühenduksid. Nendega vestlema, neist hoolima ja mõtlema enamast kui vaid raha. Kokkuvõttes võidavad kõik, sest teistsugune juhtimisstiil tagab mitte ainult selle, et Y-generatsioon jääb tööle, vaid ka selle, et kogu organisatsioon liigub lähemale potentsiaalile, mis jääks muidu alatiseks saavutamata. Ma loodan siiralt, et selle audioartikli kuulamine oli sinu jaoks väärtuslik aeg. Ja kui see nii oli, siis kutsun sind ka kuulama minu täispikka audioraamatut Ratsionaalne emotsionaalsus, tugevad tulemused pehmetest tegudest, mille info ja lingi leiad minu kodulehelt alarojastu.com.